Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Tervist, stuudios on Einar Laigna. Meie tänase mõtiskluse vestluse teemaks on isandad ja sulased. See on kindlasti aktuaalne teema kõikidel aegadel. Ja teema ise on sama vana kui inimkond. Küsimus on see ju võimust ja viimselt küsimus, kellel on õigus võimule, kellele peab kuuluma võim. Kõige vanemad andmed vanades kultuurides räägivad ju üksmeelselt sellest ja seda üle terve maailma, et maise tsivilisatsiooni on loonud salapärased olendid, keda nimetatakse jumalateks. Ja kõik viib tagasi jumalatele. Edasi on juttu ka sellest, et need jumalad on siin maa peal inimesed teinud, tehnoloogia meid täna ei huvita, aga kogu vanade kultuuride võimu küsimus oli ju küsimus jumalatest ja sellest, kellel on õigus maapealses riigis võimule. Võim tähendab võimalusi, aga võimuga kaasnevad ju ka suured kohustused ja kohustus on ju olla rahva, riigi juht, hoidja, säilitaja. Nii nagu on hõimu pealikud, kelle ülesanne on ju säilitada hõimu, hoida korda seal vanu traditsioone, tavasid. Või võtame järgmise näite kas või loomariigist, kus on karjas elavad loomad, see tähendab samamoodi sotsiaalsed olendid nagu inimesed, siis igal karjal on kindlasti juht ja vaevalt, et hundikarjal või mis tahes loomakarjal, kellel juht on, et seal oleks veel mingisugust erilist niisugust parlamenti või nõukogu, ütleme huntide nõukogu või hundiparlamenti. Varesed peavad küll vahel hommikuti hirmsat laata, käib kohutav lärm ja kraaksumine ja vahel tehakse mõnele tuupi. Ilmselt siis seal on ka mingi niisugune parlamentaarne asja õiendamine. Aga tuleme täpsemalt meie teema juurde. Paabeli torni lugu räägib sellest, kuidas seal, kui tekkis üksteise suhtes arusaamatus või keelte segadus, mis tähendab ju mõistmise segadust. Ja et mõistmise segadus oli nagu karistus selle eest, et inimesed, kes ei olnud jumalad, see tähendab, kes ei olnud maavälist päritolu, tahtsid olla nagu jumalad ja ehitada torni taevasse. Taevasse muidugi keegi torni ei ehitaks, aga ülbuse akt oli ta nii või teisiti ja igasugune ülbuse akt saab ju objektiivselt karistatud. Nii juhtus ka siis ja vanade rahvaste lood räägivad sellest, kuidas siis iga juht, kes ise oli küll ka jumalate, kuid teisalt inimeste järeltulija, keda nimetati ka siis kangelasteks, rahvaste isadeks, nad võtsid oma hõimu ja tulid sealt ära, näiteks Haik oli üks selline kangelane, kes oma rahva viis Ararati jõe orgu ja sealt siis võrsus välja Armeenia rahvas, Armeenia kuningriik. Vanadest idakuningriikidest on kõige selgemini näha see liin inimestelt jumalatele ja alati on ju iseloomustanud inimesi see soov jumalikustuda. Nüüd jättes kõrvale selle päritolu küsimuse, kuidas siis on sulaste ja isandate olukord, kui meie tänase teema niisugused põhisõnad, mis kõikidel aegadel on inimesi puudutanud ja kindlasti puudutavad praegusel ajal ka meid, seda eriti, kuna 2,5 kuu pärast on meil jälle Riigikogu valimised, siis küsimus võimust ja kellele võimu delegeerida ja kellel on õigus võimule, need on igavesed küsimused ja saadavad meid alati. Ja selles mõttes täna väike niisugune ajalooline tagasivaade oleks asjakohane. Meie tänane teema jagunebki siis 4.
Esimene osa on sissejuhatus, mis kohe ka lõpeb. Teine osa on selle küsimuse vaatlemine konkreetselt Vene ajaloo kontekstis. Kolmas teema oleks meil demokraatia mõistest ja Eesti Vabariigi põhiseadusest. Ja neljas teema, kuna jõulupühad on ligidal, oleks siis jõuluteema ehk teema Jumala sulasest. Läheme siis nüüd järjest teemaga edasi. Esimese teema juurde kuulub veel siis see, kui jumalate, kuningate ja kangelaste teema, küsimus sellest, kuidas on tekkinud vanadel aegadel eelriiklikul ajal juba niisugune ilming nagu hõimu aristokraatia. Kas aristokraatia mingil rahvakoosolekul valiti või on aristokraatia aadelkond tekkinud loomuliku elusuhtluse ja loomuliku olukorra loomuliku käigu läbi? Vastus on loomulikult see, et aristokraatia on tekkinud loomuliku valiku teel igapäevases elus. Lihtsalt selguvad välja need inimesed, kes kannavad endast neid omadusi, mida vajab kogu hõim või kogu rahvas või kogu suguharu selleks, et nii sisemist korda hoida kui ka garanteerida kaitset väliste hädaohtude vastu. Seega aristokraatia pidi alati olema ka sõjakas. Võtame kas või meie oma esivanemad viikingi ajast, viikingi kuningas, viikingi pealik. See pidi kindlasti oma tarkuse, kavaluse, sõjamehe oskuse, füüsilise jõu kõigega kõlbama hõimu, kõlbama selle maakonna rahva juhiks, sest tema peal lasus määratu vastutus selle hõimu säilimise ja allesjäämise eest. Seega aristokraatia kujunes loomuliku valiku teel, kus need inimesed, kes sünnipäraselt juba omasid neid omadusi, sobisid kõige paremini nende ülesannete täitmiseks. Nende võim oli loomulik, see tulenes maailma loomulikust korrast või nagu me seda ütleme, jumalikust korrast. Aga nüüd võimuallikas. Kes on siis võimuallikas? Tänapäeval me ütleme, võimuallikas on rahvas. Me jõuame sinna ka. Igatahes see küsimus sulastest ja isandatest, kui esimese teema kokkuvõtet teha. Maailm on alati jagunenud ja saab alati jagunema rikasteks ja vaesteks, sulasteks ja isandateks. Ja läbi ajaloo on ju olnud ikka niimoodi, et isandaid on arvuliselt võrreldes sulastega hoopis vähem või päris vähe ja sulased on arvukad, neid on palju. Elustandardi järgi on jagunemine selliselt. Suurem osa materiaalsest ressursist on isandate käsutada, kasutada ja väiksem osa sulaste. Ehk nii nagu tänapäeval me teame ka praeguses maailmas statistika kohaselt, et 20% maailma elanikkonnast kuulub 80% kogu varanduslikust ja materiaalsest jõukusest. Maailmas pidi olema 3 kõige rikkamat inimest, kes on rikkamad kui järgmised 600 miljonit. Kui lugeda üles tänapäevane statistika, siis niisugust erinevust ei tea, kas ükski mineviku kuningriik saabki välja pakkuda, missugune on erinevus rikaste rikkuse ja ülejäänud masside, võiksime öelda, masendava vaesuse vahel. Nii et alati on olnud ajaloos see pilt nii, sulaseid on palju, lihtrahvast ja nemad on siis vähema materiaalse hüve omanikud ja osasaajad. Ja põhiressurss, mis peab tagama siis vähesele hulgale isandatele võimalused nii nende ülesannete täitmiseks, mis neil ühiskonnas on, kui ka kindlasti oma isiklikuks hüveks, et enamus ressursist on siis nende käsutada ja kasutada. Sellest on tulnud ka see niisugune, ütleme, klassivahe, ka klassiviha ja kindlasti vaesema inimese soov olla kui isand, nii nagu valitseja tahtis olla nagu Jumal, tahavad alamad olla nagu isandad, mis on inimpsüühikast lähtudes päris loomulik ja mõistetav soov. Nüüd vaatame seda küsimust päris teaduslikult konkreetselt Vene riigi kui meie naaberriigi, kellega meil on
vähemalt 1000-aastased kõikvõimalikud kontaktid ja kooselu vormid olnud, kooselu, milles on kindlasti palju negatiivset, aga kooselu, milles on olnud ka palju positiivset, millest viimasel ajal paraku ei tavatseta rääkida, sest elu ei ole ainult nii must, ta ei ole ka päris must-valge, tal vahepeal on palju muid toone ja kindlasti on ka Eesti rahva kujunemine 19. sajandil eneseteadlikuks rahvaks, tema majanduslik kosumine ja riikluseni jõudmine toimus siiski paraku Vene tsaaririigi, ütleme niimoodi, Vene kotkatiibade ja kaitse all. Ja seda meil oleks kah asjakohane ja aus tunnistada, et Eesti riiklus ja sellele eelnev rahvus, eneseteadlik rahvus, kes jõudis riigi tegemiseni ja kelle rüppes kujunesid need haritud inimesed ja erialainimesed, kes realiseerisid riigi, et see toimus ka nii tsaaririigi rüppes. Olemine ja olemasolemine. Nüüd läheme siis selle Vene riigi problemaatika juurde. See on Vene ajaloos ja mitte ainult Vene ajaloos, see on ka päris teiste rahvaste ajaloos, võime siin prantslasi näiteks tuua või keda tahes ka Euroopast, teema nagu tsaar ja isehakanu. See temaatika on Venes olnud ajalooline võtmeprobleem, mis on Venemaal kõige niisuguste rängemate kataklüsmidega ennast ilmutanud ja ka mitmete teiste jõudude poolt ära kasutatud. Vene ajaloolane Klutševski, võrreldav niisuguse nimega läänes nagu Rooma ajaloolane Mommsen, kes kirjutasid 19. sajandil võimsaid koguteoseid ja suuri võimsaid ülevaateid, räägib nii, et kuidas sai see esimene Vale Dmitri kui fenomeen Vene ajaloos, kui isehakanuse niisugune musterkuju, kuidas kõigepealt sai ta olla tükk aega nii edukas ja kuidas kujunes sellest isehakanute probleemist Vene ajaloos peaaegu riigi krooniline haigus. Ajaloolisi juuri ei ole päris lihtne välja kõiki selgitada, kuid kindlasti üks tõlgitsus, mille kohaselt selles väljendub üks antifeodaalne ilming ja kui teisalt kui spetsiifiline võitlus võimu eest, kindlasti see inimese arvamus, et nii või teisiti kuidagi igaüks mõnikord mõtleb, et tema peaks kuningatroonil istuma ja ometi see puht ajalooline selgitus ei ole piisav. Ja ta ei ole sellepärast sugugi lahendus kultuuriplaanis. See ei ole siiski seotud sotsiaalsete liikumistega ega võimuvõitlusega, vaid tema juured on palju ürgsemad, palju vanemad ja palju sügavamad. Ja peituvad nimelt selles maise tsivilisatsiooni ja inimkonna alglugudes, sealt üle Bütsantsi tulnud Vene ühiskonna ideoloogiasse. Ja nimelt on see seoses isehakanuse kogu probleem ja üldse see arvamus, et võim võib kuuluda kellele tahes, on seoses kõigepealt niisuguse võimsa teguriga kultuuris, mida tänapäeval vast ei osata enam niimoodi mõista, aga kui sajandeid on olnud üks kultuurkond ja üles ehitunud sellele lootusele, et on tagasi tulev Jumal, tsaar, lunastaja. Lunastuse igatsus on ju inimkonnas tänase päevani. Järjest tehakse panus millegile, millest loodetakse ja mida arvatakse, et see teine või kolmas avastus või mingi uus teadusharu, see nüüd lahendab kõik inimkonna küsimused. Lunastuse soov on nii sügaval inimeste sees, see ei ole teadlik, kuid inimtegevuses väljendub see pidevalt, oodatakse millestki midagi seletamatut, mingit jõudu, mingit nähtust, mingit ilmingut, olgu see tehnika, olgu see mis tahes, kes lunastab inimese nendest olukordadest, mille nimi on ikka
see hädaorg, nagu Dante ütleb, valledi lagrime pisarate org siin maailmas. Haigused, puudus, viletsus, nälg, mis tahes, et kõigist inimlikest hädadest keegi nagu ühe hoobiga lunastaks. See inimeste lunastuse soov ja inimese usk ja lootus tulevikule sellega seoses on niivõrd võimsad tegurid, et need igas ka Eesti valimiskampaanias mängivad nii võimsat rolli. Ma ei tea, palju Eestis on inimesi, kes seda suudavad analüüsida ja seda süvatasandit inimhingest ja kultuurmentaalsusest välja tuua, et näha selle ilminguid hetkeolukorras. Siis selle aluseks on ju religioosne element, kui vene kultuuri ja mitte ainult vene kultuuri võimas alus ja ilming. Isehakanuse seos, psühholoogiline seos suhtumisest tsaarisse. See saab ju ilmuda siis, kui ilmuvad tsaarid ise. Kuningas, tsaar, tseesar, valitseja, tema jumalikustamine, tema sakraliseerimine on alati. Ei maksa arvata, et see kuulub minevikku. Ka tänapäeva maailmas inimesed, kelle kätte on koondunud riikides suur võim, olgu selle allikas ja lähemis tahes, me suhtume ometi võimusse teatud sakraliseeringuga. Tsaaride võidmine troonile, mida see tähendas? Christos kreeka keeles, eesti keeles Kristus, tähendab ju võitu. Ja iga võim maailmas pidi ju taandama ennast läbi nende dünastiate, läbi nende vereliinide, pidi taandama ennast ikkagi jumalatesse tagasi, nendesse, kes maatsivilisatsiooni rajasid, ainult need liinid olid legitiimsed, ainult need liinid olid seaduslikud ja ainult nendesse liinidesse kuulujatel oli õigus võimule. Näiteks praegu nüüd nii juba küllaltki laialt tuntud merovingide lugu, merovingide dünastia püüdes õigustada oma legitiimsust, seaduslikkust ja õigust võimule, pidi kindlasti oma sugupuu liitma Jeesuse Kristuse sugupuuga ja selle tõttu, kui kõikide kuningakodade need sugupuuliinid läksid ju kõik ikkagi tagasi üle Kristuse kuningas Taavetile, Saalomonile, Taavetile ja sellega püüti näidata, et see on õige jumalatest lähtuv võimuliin. Nii et see merovingide sugulus Kristusega ja kõik, et see Maarja Magdalena tuli oma lastega ilusti Prantsusmaale ja kuninga sugu sellest kõik tuleneb, siis kõik valitsejad püüdsid näidata oma vereliini ulatuvust üle Kristuse vanadesse kuninga suguvõsadesse. Ja Kristus ise ütleb, minule on antud kõik meelevald, mis tähendab ju võimu taevas ja maa peal. Seega on see kosmilis universaalne sündmus ja räägib võimu objektiivsusest. Ja objektiivse võimu üks niisugune objektiivsus ju väljendub selles nagu loodusseaduses, et väliselt inimene ju võib loodusseadust rikkuda ja rikubki, aga loodusseadus maksab kätte. Nii nagu ebatervislikud eluviisi suitsetaja loeb paki pealt küll hirmsaid ähvardusi ja suitsetab ikka, et see objektiivsus väljendub objektiivsetes tagajärgedes. Ehkki alguses tundub, et midagi ei juhtugi, ne tee, mis tahad. Ja sõna tsaar on ju vana venes olnud alati sakraalne mõiste. Ta on piibelliku päritolu, Cäsar, nagu Taavet, Saalomon. Jumal on taevane tsaar, tsaar on maine tsaar ehk maine Jumal ise. Ja nüüd, kui me näeme ajaloos, kuidas näiteks Vale Dmitri Venemaal, teda nimetati ka õiglaseks päikeseks. Või võtame näiteks Kim Il-sung, Korea diktaator, päike paistab. Kõik filmid algasid Mao Tse-tungi ajal Hiinas sellega, et kõigepealt tõusis päike ja päikese keskele ketta, keskele ilmus Mao Tse-tungi nägu. Meil ei maksa naerda seda. See on väga vana arusaam, väga vana ja ürgne võimu mõistmine, päike paistab, õiglane päike ja sellega koos käib ka muidugi iseenese pühakuks kuulutamine. Jumal üle jumalate, tsaaride tsaar, kuningate kuningas, nii nagu muinasidas tihti Assüüria, Babyloonia kuningad ennast nimetasid. Tsaar üle kõikide tsaaride.
Ja nüüd, kui vaatame Vene ajaloos edasi, niisugune mees nagu Kondratis Selivanov ehk Peeter III, tema ema hüüti kuidas? Bagaroditsa, Jumala sünnitaja, ei rohkemat ega vähemat. Ja lihtrahva hulgas, kuna oli see lunastuse ja Kristuse tuleku ootus sügavalt hinges sees, sajandite niisugune ladestus, mentaalsusladestus, siis oli ju ka küsimus sellest, juhul kui ühiskonnas olid, ja need on alati, sotsiaalses elus või mis tahes, et tekivad kahtlused, kas see tsaar, kes võimul on õige, kas ta on legitiimne, äkki ei olegi. Ja et see päris lunastaja tuleb ja näiteks Pugatšovil oli mingisugune sünnimärk selja peal, arvati, et tema on ka siis sellepärast Jumalast kindlasti määratud. Ja selles mõttes ongi, mis on revolutsioon? Revolutsioon on paganlik mäss ajaloo vastu. Ehk teisisõnu, revolutsioon lähtub sellest, et võimu võib usurpeerida. Võim on jumalikku päritolu, aga et nüüd ükskõik, kes selle võimu võtab. Ja paljude dünastiate, ütleme niimoodi, või ajaloo raskes olukorras ja otsustaval hetkel osutus see nende nõrkuseks, et nad olid niivõrd veendunud, et võimu kuulumine neile on niivõrd iseenesest mõistetav, et iga mäss selle vastu on juba mõeldamatu. Aga et võimu peab ka hoidma, seda eriti olukordades, kus levivad arvamused, nagu kõlbaks iga inimene võimu juurde, nagu kõlbaks iga inimene troonil istuma. Kes on siis usurpaator? Ehk selle haaraja, mis talle ei kuulu. Võimu usurpaator osutub alati ajaloos hävitajaks. Näiteks 4. sajandi keskel 60. aastatel Junianus Apostata. Ajalugu on ju Jumal inimese kontseptsiooni areng ja teostamine. Kristlik religioon andis alles niisuguse teaduse nagu ajaloofilosoofia. Mõtestas ajaloo, andis ajaloole mõtte. Jumal inimese kontseptsiooni mõtte läbi. Ja revolutsioon ei ole midagi seega kui mäss ajaloo vastu. Ja revolutsioon saab viia ainult inimest jumalikustumisest vastupidises suunas. Kultuur areneb vaimu kultusest ja toitub sellest. Vastupidine liin, nagu kõikidel hukkuvates tsivilisatsioonides, on põhirõhk, millel ainult veel materiaalsetel asjadel, materiaalsel heaolul või millel tahes. Kristlus, selle eetilised alused on ju need, mille alusel on kujundatud isiksust 2000 aastal nii ida kui lääne religiooni kristliku kultuuri maailma piires. Kristus ühelt poolt kui ajalooline isik ja propageeritav või kuidas öelda, jutlustatav või kultiveeritav halastuse, armastuse ja teises ligimeses Jumala esindaja nägemine. Isik ja ajalugu said oma mõtte ja tähenduse nimelt kristlusest. Seega kõikide muude suuruste asetamine selle asemele nagu rahvus, klass, Stalin, Jumala asemele panna mingi muu väärtus, heaolu, luksusauto, seda me nimetame idolomaaniaks, iidolite kummardamine. Ja iidolite kummardamine on mäss ajaloo vastu. See on tagasiminek ajaloos, see on inimarengus taandareng. Dostojevski, nimi ei vaja vist selgitamist, kes see on, ütleb, ilma Jumalata on kõik lubatud. Ja see oli vendades Karamaasovitest tuleb see välja. See tuleb välja Sortsides ja teistes raamatutes, mis siis olid väga aktuaalsed Venemaal, kui ateistlik revolutsioonilised ideed levisid. Siis loogiline järeldus, mis tehti, oli see, et ilma Jumalata on kõik lubatud, sest ka eetika on jumaliku päritolu ja selles kontseptsioonis inimhing kõige kõrgem väärtus. Sealt sünnib kultuuri nihilism ja need iidolid tegid võimalikuks kõik selle kurja,
või nagu siis Dostojevski raamatus on Sortsides räägitud, kuidas mingid kurjad teemonid liiguvad mööda Venemaad ringi, need olid siis revolutsionäärid. Kuritegu algab alati ebajumala kummardamisega. Jumala eitamine toob alati kaasa ka kohe ja vältimatult inimese enda eitamise. Ja selle tagajärgi ei ole raske näha. Edasi, tsaari võim, isevalitsus, jumalast seatud. 17. sajandil levib niisugune õpetus, et on olemas õiglased tsaarid ja ebaõiglased tsaarid. Venemaal elas usk tsaaride jumalikku õiglusesse vähemalt 1905. aasta revolutsioonini ja nendele veristele sündmustele, mis lavastati nimelt selleks, et rahvas lakkaks uskumast tsaari õiglusesse ja headusse. Prantsuse revolutsioonile eelnevad finantsoperatsioonid ja muud seal kuninganna ehetega ja mis seal skandaalid kõik korraldati, selle eesmärk oli täpselt sama, õõnestada armastust, austust, respekti ja usku kuninga võimu. See oli nagu eellugu revolutsioonile. Missugused on siis need tsaarid, mis on õiglased või ebaõiglased? Määrav ei ole käitumine, vaid ja õiglus selles mõttes vaid eesmärk. Näiteks Ivan Groznõi on õige tsaar, vaatamata sellele, et teda tuntakse ka ajaloos Ivan julmana, nagu Groznõi ütleb, see sõnagi tähendab. Stalini ajal öeldi teda nii pehmemalt, öeldi karm, tähendab, et seda julmust nagu natuke pehmendada. Me teame ka, et Stalini ajal oli Ivan IV väga austatud ja temast tehti suurepäraseid filme, väga andekalt tehtud filme, võiks öelda geniaalselt tehtud filme, kus samuti siis selle Ivan IV läbi õigustati seda vene traditsiooni, mida tegelikult Stalin jätkas. Ühed on siis jumala tahtel, teised oma tahtest on põhivahe. Õiged tsaarid saavad võimu jumalalt, valed tsaarid saavad võimu saatanalt. Tsaaride võidmise rituaali tekst juba arvestab seda. Tsaar on ju elav ikoon, jumala kujutis, eikon, ja isehakanu on valeikoon ehk iidol. Nii et siis ühelt poolt ikoon, eikon kreeka keeles, kui õige jumala kujutis ja iidol on alati ebajumala kujutis. Siia juurde oleks muidugi huvitav paaritunnine joonealune märkus sellest, mille nimi on siis ikoonide teooria, aga see praegu rohkem meid ei huvita. Tsaarivõimu tunnusteks oli rist kui vana sümbol nii 4 aastaajast, mis korduvad, kui vertikaalist ja horisontaalist. Rist on üldse väga ürgne sümbol, kotkas kindlasti ja solaarmärgid keha peal, kui ettemääratusest rääkivad märgid. Ja Vale Dmitri ja Pugatšov kuulutasid ennast kotkaste sukku ja neil mõlemil oli siis olnud, nagu kirjanduses ka räägitakse, ristimärk seljas mingi, missugune siis täpselt ei tea, ainult on et ristimärk. Ja paljud usuvadki Pugatšovi selle märgi põhjal. Olemine ja olemasolemine. Edasi, kui me võtame näiteks Vene ajaloos, kes on olnud ühelt poolt küll seaduslik valitsejanna nagu Katariina II, temal näiteks ei olnud tegelikku päritolu seaduslikku õigust sellele võimule. Oli ainult mütoloogiline sarnasus. Kes on siis see isehakanu? Kes on ta oma sisult ja oma olemuselt? Kõigepealt kuulub siia muidugi maskeeritud karnevalikultuur ja karnevali käitumine. Ja 17. sajandil levibki Venemaal, eriti Moskva ümbruses, niisugune peaaegu maniakaalne mängimine nagu mingi moehaigus, igrav tsarja, tsaari mängimine. Ja sellest on ka meil Eestis siin niisugused ilusad ilmingud, nagu näiteks lapsena mäletame, kuidas poisikestena jooksime, kes esimesena jõudis kännu otsa, siis tuli öelda, mina kännu kuningas, sina
olid siis sitalabides või kivikuningas. Et see on niivõrd ürgne, inimese seest tuleb see välja, see soov niimoodi könka otsa tormata. Muuseas, paavianid ja ahvikarjad, kui lähevad kuskile, siis on ka könka ümber võib käia võimuvõitlus. See, kes sinna jääb, see on siis üle kõige, see on kuningas. Ise hakanud lüüakse minema jälle ja nii, et see on huvitav on jälgida loomapsühholoogia alusel. Sellest võiks Turovski rääkida ülipõnevaid ja ülitoredaid lugusid. Nii et see mäng läheb omaette maaniaks siis. See laste võidujooks ja või kes jõeni jõuab ja saab tsaariks. Ja see läks niisuguseks, et seda hakati Venes keelama, karmilt karistati, isegi on juttu sellest, et kasinili saeta, et hukati selle eest. See on väga tähelepanuväärne, sest võimu küsimus on alati niivõrd terav. Et igasugune niisugune võimule, mis sinule ei kuulu, pretendeerimine, seda nähakse väga raske kuriteona. Peeter Esimene on teine tsaar, kes mängib ja Peetri suhtes olid ju väga tugevalt need arvamused, et on vale tsaar. Nii oma käitumise pärast, mis oli tihti provokatsiooniline ja sellest ka siis vanausulised, kes põgenesid Eestisse elama, nii et see on minu arust väga ilus näide, kuidas Eesti on juba olnud sajandeid tagasi varjupaik Vene dissidentidele. Ja Peipsi-äärsed vanausulised venelased on haruldaselt toredad inimesed, väga kenad inimesed. Ja Eesti riigis on neil olnud rahupaik ja hea koht elada ja oma vanausuliste kommete järgi olla. Nii et need, kes süüdistavad meid Vene vastasuses, võiksid Peipsi äärest pihta hakata ja seal on pikk ajalugu sellest, et asi on vastupidi. Niisiis nii Ivan kui Peeter rõhutavad oma õigsust. Nemad ei ole ise hakanud, nende võim on legitiimne. Aga nendega ometi kaasnes antikäitumine, see tähendab nii Ivan kui Peeter olid käitumiselt antikäitujad. Milles seisneb antikäitumise mõte? Antikäitumise mõte ongi selles, et ma võin teha mis tahes, kuna minu võim on legitiimne, siis ükski asi seda ei kahjusta. Ma ei pea isegi käituma tsaarina, ma võin omale lubada muud, sest minu võim on väljaspool kahtlust. Ta on legitiimne, jumaliku päritolu. Seega ei saa teda keegi minult ka usurpeerida. Näiteks Peeter kandis Saksa ja Poola riideid, mis Vene traditsioonide ja bojaaride suhtes oli päris niisugune skandaalne käitumine iseenesest. Nüüd Vale Dmitri, tema oli kui nõid hereetik ja huvitaval kombel saun on niisugune koht, mis on nagu kiriku antipood. Saun oli ebapuhas koht. Ja tähelepanuväärne on see, et Vale Dmitri läks sauna, mitte kirikusse. Ja kui ta maeti, siis teda maeti nagu nõida või enesetapjat. See tähendab, maeti maha ja laip kaevati kohe välja ja põletati. See tähendab, maa ei võta vastu. Maa peale jätmine, matmata jätmine on sama niisugune kohutav suhtumine. Näiteks kõhu peale pandi mask, roovile suhu, need olid põrgusse mineku atribuudid. Ja nüüd, kui me mõtleme Vene ajalugu hiljem, väga pidulikult kuulutati valju hääldajatest, kui terve Nõukogude Venemaa seisis valvel ja hardalt vaikselt, kui öeldi Vladimir Ilitš Lenini keha lastakse hauda. Lenin maeti ju ka alguses maha. Ja siis kaevati kohe välja. Tähendab, väga teadlikult Lenini puhul viidi läbi usurpaatori matus. Maa ei võta vastu. Seepärast ei tohigi Leninit matta. Ta peabki maa peale jääma. Küsimus on, kas mausoleumis, venelased ise otsustavad seda, aga kultuur ajalooliselt tulekski ta maa peale jätta. Maa ei võta ise hakanud vastu. Ta peabki jääma maa peale. Ja seetõttu ka sõja ajal me teame, kuidas jäeti tuhandeid laipu lihtsalt maa peale, meelega ei maetud, et maa ei võta vastu, selles väljendus eriline põlgus. Valgevene metsad praegu veel pidid olema seal rohu sees, luukeresid leitakse. Nii et see kultuuriline niisugune ümberorienteerumine
Peeter saab tsaarist imperaatoriks ja selle kohta siis ütlesid juba ka venelased enamasti, et tsaar, jah, seda ta on, see tähendab ühe riigi kuningas. Aga imperaator viitas juba Roomale ja maailma valitsemisele, selles juba väljendus maailma valitsemise pretensioon. Orientatsioon Byzantsi, mis eraldas ebapuhastest maadest. Byzantsi kui maailma impeeriumi, see oli tagasivaade Augustusele, olla uus Jeruusalemm või Room, mõlemad Moskva. Teine Room langes musulmanidele ja 1453 on ju Konstantinoopoli langemine, 1480, kui Moskva võidab musulmanid, peale seda Venes võimsalt algab see maailma valitsemise idee kinnistumine, Byzantsi kahe peaga kotkas vaatab idasse ja läände ja selle järgmine aste oligi Nõukogude Liidu vapil ei olnud enam kotkas, mis vaatab kahele poole, vaid terve maakera oli ju Nõukogude Liidu vapil sirbi ja vasara märgi all. Selles väljendus see sama vana taotlus, mis imperaatoris nimetusega alguse sai, et terve maailm kuulub sulle. Весь мир тебе принадлежит, nagu Filofei kirjutas oma raamatus Moskva 3. Room. Nüüd läheme oma teemaga edasi, see niisugune väike teaduslik vahepala on ka laiemalt vaadeldav kui ainult Venemaa ajaloos ja räägime nüüd siis veel meie asjadest enne viimast teemat. Võimulähe. Meie tänapäeval nimetame oma ühiskonda demokraatlikuks ja demokraatlikus ühiskonnas me korrutame seda ühte lugu, on võimu lähe ja võimu allikas on rahvas. Rahvas on, ja on öeldud veel, rahva hääl on Jumala hääl. Me näeme jälle, kuidas moodi see Jumala mõiste tuleb sisse, absoluudi mõiste, ja et selleks absoluudiks on demokraatlikus süsteemis rahvas. Rahvas kui võimu lähe. Eesti Vabariigi põhiseadus ja oma preambulas seab ka selle võimu eesmärgi. Ja võimu eesmärk on missugune? Eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. See on tähendab püha ja ülim eesmärk, milleks Eesti riik on loodud. Sellega ei piirdu asi. See toimub kuidas? Õigluses ja õiguses, mis on sotsiaalne printsiip. Lisanduv sotsiaalne printsiip tähendab seda, et meie põhiseadus on ühelt poolt küll natsionalistlik, kuid teisalt sotsiaalse õigluse printsiip. Välistab marurahvusluse ja Eesti Vabariigi põhiseadus ja tegelik elupraktika on alati loonud need samad võimalused kõikidele rahvusrühmadele ja rahvuskultuuridele. Nii nagu on ju meil siin Eesti ja teiste rahvaste sõprusühingud ja nende kultuurautonoomiad kõik, see on meil tuntud asi, ma ei hakka seda üle korrutama siin, et rahvas on võimu allikas. Ja nüüd tuleme uuesti tagasi meie pealkirja juurde, mis tegelikult oligi mul eesmärk selgitada sulased ja isandad. Kui läbi tuhandete aastate isandad olid väikesearvulised ja rikkad ja sulased, suurearvulised ja vaesed, siis demokraatia on tõepoolest esimene süsteem maailma ajaloos, kus on vastupidi. Sulased on rikkad ja isandad on vaesed. Sest kui demokraatias rahvas on isand ja rahva poolt valitud rahva teenrid on ju sulased, siis isand on suurearvuline ja sulased on väikesearvuline, kuid sulaste võimalused ja majandusvõimalused ja ligipääs rikkustele ja hüvedele on niisugused, nagu kunagi olid isandatel. Nii et siin on väga huvitav mõelda neid nimesid. Ja nüüd, kui isandad ehk rahvas maksavad oma sulastele nii kõrget palka, mis võimaldab sulastel elada paremini kui isandatel ehk rahval enesel, siis on rahval ehk isandal õigus nõuda, et sulased teeniksid oma isandat truult ja hästi.
See tähendab sulaste ülesanne demokraatlikus ühiskonnas. Rahva teenrite ülesanne on ellu viia põhiseadust ja põhiseaduses on sätestatud see, et isandad ehk rahvas ja kultuur ja keel säiliksid läbi aegade. Ma arvan, see on täiesti loogiline mõttekäik. Ja sellest oleks tore mõelda lähenevate valimiste valguses. Seega isandad ehk rahvas peaksid moodustama väga tugeva liidu. Rahvas peaks liituma. Ja see rahvaliit peaks olema niisugune, et rahvas oleks võimalikult ühtne oma valikute tegemisel ja valikute tegemisel siis niisuksi sulaseid panema rahva teenriteks, kes ei taha usurpeerida isandatele kuuluvat võimu. Kujutame ette, kui kuningakojas köögitöölised ühel päeval otsustavad, et teeme nii, et me sööme kõik ise ära ja valitsejale ei anna enam mitte midagi. Ühesõnaga, teeme paleepöörde ja haarame võimu. Nii et, kallis raadiokuulaja, me näeme, et me ajaloo käest ei pääse ja me tänapäeval elame läbi teiste nimede all täpselt samu probleeme, mis on läbinud ajalugu tervikuna. Ja kõige lõpuks siis mõelgem, et jõulud, mis on jõulud? Jõulud on kosmiline sündmus ja Kristus ei olnud midagi muud kui uus impulss inimkonnale, uus jumalikustamise katse. Sest Jumal inimese kontseptsioon ongi see, et inimene ligineks Jumalale, selleks teeniv Jumala sulane. Kristus tuli valitsema teisiti. Ja valitsegu siis jõuluajal meil mõistmine, arusaam, armastus ja alastus. Tänan tähelepanu eest. Stuudios oli Einar Laigna. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine.